ma pole pehme tordimees, vaid olen ehtne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja kui on tarvis sabaga. Rolts elab Ermen Hirve juures Tallinna lähistel Muuga aedlinnas. Esmapilgul ei hakka Krants Roltsi juures midagi erilist silma. Koer nagu koer ikka. 4 käppa, pea ja saba. Iseloomuski pole midagi erilist. Rolts armastab täpselt neid samu asju, mida kõik teisedki kutsad. Aga üks eriline omadus Roltsil ikkagi on. Üle kõige maailmas meeldib Roltsile ümmargune pall. Jalgpallikiiks lõi temal välja kuskil poolaastaselt, et no siis sai talle üks pall toodud ja siis ta hakkas seda vaikselt igavusest vist hakkas taga ajama ja mängima ja eks see professionaalsus on tal nüüd siis aastatega tulnud. Oleks Roltsi teha, siis tema päevad mööduksidki vaid palli taga ajades. Oma pallimänguga on Kuitsa suutnud pererahva juba täiesti ära tüüdata. Loomulikult leitakse aega koeraga lustimiseks, aga Roltsile jääb sellest väheseks. Eks seetõttu ongi talukeses külalised eriti oodatud. Nad viitsivad lihtsalt koeraga jännata. Neile on koera veidrus uus ja huvitav. Ka reporterile toob Rolts esimese asjana palli jalgade juurde. Mängi minuga või muidu hammustan. Hüppab pall, kuigi jalgu pole all. Lendab pall, kuigi tiibu pole tal. Tahad teinekord tööd teha, kas või muru niita, eks ju, õue peal, siis on ikka täitsa võimatust, on oma palliga jälle kohal ja muudki mängi ja siis pahatihti see pall ka porine, siis on riided määritud ja ikka on, teinekord tekib siuke väike tüdimus, et tuleb lausa pall ära võtta ja ära peita, et sellega kogu aeg ei tüütaks. Aga mis ta siis teeb, kui palli ei ole? No siis ta kasutab teisi abivahendeid, kui leiab näiteks kuskilt mõne kas või saab kätte mõne tühja plastpudeli, siis ajab ta seda taga. Kas see palli taga ajamine tal ninale liiga ei tee? No teeb ikka, kui tema nina vaadata, siis on sealt praktiliselt juba nina otsast on karvad puudu, lihtsalt on ära kulunud palli taga ajamisest. Rolts on oma pallimänguoskust ajapikku juba sedavõrd lihtinud, et teda võib täitsa profiks pidada. Kui Eesti koondises peaks koht vabanema, siis ründajaks sobib 4-jalgne spordikoer küll ja küll. Vaadates meie meeste tulemusi, siis alla ei tohiks ta neile küll jääda. Meisterlikult suunata palli just sinna, kuhu vaja ja kiirusedki on juba üsna korralikud. Teinekord läheb muidugi asi natukene nihu ja pall satub tiiki. Siis on juba kõrvalist abi vaja, sest Rolts sügavasse vette minna ei viitsi. Ta mängib sellega saagi tabamist ja ega ta muud ei olegi kui harjutamine igapäevaseks eluks. Nii nagu lastemäng on tulevaseks eluks harjutamine ja selleks, et olla alati vormis, peab ju, ütleme, igasugused sportmängude tegijad ja muud niisugused inimesed, nad peavad ju ka ennast kogu aeg vormis hoidma, sest muidu, kui järsku on vaja, ei ole võimalik toime tulla asjadega. Andreas Gregor on Soomes sündinud ja kasvanud. Ta suvitab sagedasti Ermeni pool. Tema Eestist pärit vanemad kolisid 90-ndatel Soome ja Maarjamaale, satub poiss nüüd vaid suvisel või talvisel koolivaheajal. Kuigi ta ise natuke häbeneb oma eesti keele oskust, siis tegelikult on meie keel mehehakatisel täitsa kenasti suus. No tema topib enda nina sinna palli ja veerutab selle iga kord meie juurde ja meie lööme ja siis lähebki kogu aeg niimoodi. Tegedaks ei lähe, kui te palli ära võtate? No tema läheb ainult rõõmsaks selle pärast. No mis ta veel teeb või mis talle veel ei meeldi? No talle ei meeldi kajakad ja linnud. Ja mis ta teeb nendega siis? Ajab neid taga ja ei lase neid tiigi juurde ja seepärast meil on kalatki õnneks alles veel. Kas ta sellest pallimängust kunagi ära ka tüdineb? Ei tüdine, ta võiks seda ööd ja päevad mängida. Teie ei viitsi nii palju? Ei, no öösel väga ei ole huvitatud mängima tulla. Päeval mängib hommikust õhtuni või? No mitte täist, peaaegu. Aeg lendab kiiresti. Eriti paneb seda tähele siis, kui majas on loomad. Nendele on ikka armetult vähe seda ajakest siin maa peal antud. Roltsi muidugi taevased jalgpalliareenid veel ei oota. Ermen aga kardab juba praegu seda aega, kui Roltsi poissi enam ei ole. Side peremehe ja koera vahel on lihtsalt nii tugev. Ilmselt nii teist lahedat kutsat annaks ikka otsida. Ermenil on tänini meeles see päev, kui koerabeebil järgi käis. Läksime vaatama, seal veel 2 koera oli alles, üks oli siuke lumivalge ja teine oli siis tema. Ja istusin seal õues ja siis tuli kohe minu juurde ja võtsin ta sülle ja puges oma ninaga mulle niimoodi kaela vahele ja siis tundsin nagu siukest sidet kohe, et see koer on minu, ma viin ta koju. On ta hästi sõbralik, et nii palju kui mina tean, et ta
on, isa vist oli tal saksa lambakoer ja ema labradori sugemetega ja sealt on tema pärit. Aga hästi sõbralik on, ta hoiab lapsi ja... majas on kassid ka, kuidas ta kassidega läbi saab? Väga sõbralik on ta kassidega. Üks kass on tal erinev sõber, et see viskab kohe pikali ja siis koer teda nuusutab ja võib lakkuda ja siis ta on ise nii õnnelik seal juures või. Päevale paneb väärilise punkti üks korralik jalgpallilahing. Ermen ja Reporter ehk vanad Peerud, noore Kardiväe ja Roltsi vastu. Tundub ju igati asjakohane võistlus. Ka kogu ülejäänud maailm põeb ju lisaks Roltsile jalgpallihullust ning hingab MM-võistluste taktis. Egas meie saa ju ka teps mitte alla jääda. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. Kui teil on mõni lahe loomalugu rääkida või teie lemmikloomal on mingisugune mõnus kiiks küljes, andke sellest mulle teada, saatke meil aadressile heiki@kanal2.ee ja mine tea, ehk tuleb siit mõnus suvine loomalugu. Muideks selles tiigis pidavat elama 40-aastane menopausis vaevlev emane tursk. Kui ma ta kinni saan, siis ma näitan seda teile ka.